Tere hommikust! Tere hommikust, Eesti müügimaailm! Rõõm teid siit tervitada. Alanya päikseliselt rannapromenaadilt. Kindlus jääb sinna taha ja Kindluse, ütleme, et siis Poolsaar ja nii-öelda Kaljud. Kuidas teil läheb? 35. müügiminutid eetris. Vabandust selle tuule pärast, me ei leia ühtegi normaalset kohta, kus seda väikest tuult ei ole, see on igal pool, mis siin alla randa ka. Lootusetu. 35. müügiminutid eetris ja 17. nädalal just startimas. Ma loodan, et teil on kõigil väga hästi. Ma loodan, et need plaanid, mis te teinud olete, need plaanid täituvad täpselt nii, nagu te olete lootnud. Ma loodan, et te olete suurelt unistanud. Tuleb lihtsalt unistada suurelt. Mingit muud varianti ei ole. Sa pead endale detsembris või novembris plaane tehes mõtlema oma aastat nagu väga suurelt. Kas sa seda kõike täita jõuad või kas seda teha jõuad, see on juba ise asi. Pean tunnistama, et müügiminutitega ma olen natukene jännis. Sellepärast, et teisi tegevusi on olnud nii palju ja see aasta on nii tormiliselt alanud ja ütleme tänaseni kestnud. Ja täna ongi võib-olla tore rääkida puhkamisest ja puhkamise ja töö, ütleme, tasakaalust. Mul ei ole see kunagi väga hästi välja tulnud, et ma olen pigem ennast nagu katki töötanud ja siis annab tervis märku. Ja ega ka täna annab tervis märku. Aga mõtlesin, kui ma juba Alanjas olen ja mul paar toredat kohtumist siin, siis käin ja küsin ka kohaliku müügirahva enda käest, et kuidas nemad siis puhkavad. Neil on 5 kuud hooaega, 5 väga intensiivset kuud hooaega. Ja et kuidas on võimalik, kuidas nad suudavad, enamus poed on 12 tundi lahti, kuidas nad suudavad seda teha. Mõtlesin, ma jagan neid nagu mõtteid, mida ma sain, ma tegin üks 15 ägedat kohtumist. Istusin seal inimeste juures poodides, jõin teed, arutasime neid teemasid. Ja esmalt see, et kõikide jutust tuli välja üks asi. Kui sul ei ole valikut 2 asja vahel, kas sa tahad müüa või sa ei taha müüa, kui sul on ainult üks valik ja see on, et sa pead müüma, mis muud valikut ei ole, siis välistab see selle ära, et sa pead üldse kaaluma nagu 2 selle vahel, et kas mulle meeldib, kas mulle ei meeldi. Kõik vastavad ühest suust alati. Jaa, mulle meeldib, mulle väga meeldib müüa. Kui hakkad nagu teemaga süvitsi minema, siis tuleb välja, et ma pean müüma. Muud valikut lihtsalt ei ole. Enamus on neist naaberriikide kodanikud, kes siin tänavatel müüki teevad. Ja nende pered elavad loomulikult riigist väljas. Ja nad teevad selle väga intensiivse müügiperioodi siin ära, oma 5-6 kuud, ja siis lähevad tagasi pere juurde. Minu küsimus oli neile kõigile üks. Kuidas te puhkate? Kuidas te peate ju puhkama? Väga lühikeseks jäävad ööd selles mõttes, et kui nad tahavad ka veel vaba ajaga tegeleda. Ja loomulikult ma küsisin, kas teil on ka mingi spetsial meditatsioon olemas või nagu te kasutate mingit meditatsiooni. Vastus tuli see, et mitte keegi ei mediteeri. Paljud küll palvetavad, aga mitte keegi ei mediteeri. Keegi ei kasuta eraldi meditatsiooni. Mida tehakse? Tehakse hommikul ennem tööpäeva algust. Kuna paljud sõidavad tsiklite ja rolleritega, siis sõidetakse lihtsalt tund aega. Sõidetakse mägedesse, käiakse ja tuulutatakse pead. Siis selleks, et olla siin intensiivne, pärast siis puhatakse. Kellel 3 kuud, kellel 4 kuud, kellel järgmine pool aastat. Käiakse puhkamas, käiakse reisides, käiakse Euroopat läbi. Kõik on enamus noored mehed ja siis loomulikult kasutatakse siis seda aega nagu täielikuks puhkeajaks. Aga see aeg, mis siin ollakse, see siis pannakse täiesti nagu viimase vindi peal. Millest veel rääkisime? Rääkisime sellest, et kuidas ära tunda. Esiteks, kuidas müügiprotsess käib. Müügiprotsess käib hästi lihtsasti. Täpselt samamoodi nagu meil Eestis. Kõigepealt pead sa saavutama inimese tähelepanu. Ei ole vahet, kas meie toome oma näite, kas me tahame Google'is saavutada inimese tähelepanu. Neil on see siin laivis. Päriselt sa pead saavutama inimese tähelepanu. Ehk siis sa pead korraks ütlema midagi, saama silmside ja vaatama, kas sa saad teda korraks peatuma. Kui sa saad teda korraks peatuma, siis nüüd on türklased juba oluliselt targemaks saanud. Neil ei ole enam agressiivset lähenemist, vähemasti siin kesklinnas Atatürgi ja selle keskturu läheduses. Kui nad saavad su tähelepanu, siis nad tahavad suga lihtsalt rääkida. Nad ei taha sulle veel midagi pakkuda. Tahavad suga lihtsalt rääkida, nad ütlevadki, et räägi, millest iganes sa tahad. Ma olen valmis suga rääkima, millest iganes sa tahad. Kui sa hakkad rääkima, siis loomulikult hakkab ka tasapisi müügiprotsess. Tulem poodi, vaata, sa ei pea midagi ostma. Lihtsalt chilli siin vaata. Ehk siis
kui tähelepanu on võidetud ja inimest hakatakse kuulama, siis loomulikult juhatatakse ka ta poodi sisse ja öeldakse, et ei, vaata, naudi siin, ma ei sega sind. Kui tahad midagi, siis küsi. Nüüd, minu jaoks oli hästi äge küsimus või hästi huvitav küsimus, mida on Eestis ka päris palju küsitud, kuidas saada aru, kas inimesel on raha. Ma küsisin kõikide nende kodanike käest seda, kuidas saada aru, et inimesel on raha või ei ole raha. Osad ütlesid, et nad tunnetavad selle lihtsalt ära, et see rahal on oma vibratsioon ja nad tunnetavad ära, kas inimene on valmis kulutama või ei ole valmis kulutama. Suurem osa, oluliselt suurem osa, aga ütles seda, et see paistab välja detailidest. Kiire pilk inimese peale. Millised on kingad, kui hooldatud on kingad, milline vöö, milline kell, millised prillid, millised pisikesed aksessuaarid. Nad jälgivad kõike seda väga kiiresti, ainult pilk üle ja ütlevad kohe ära, kas sa oled tühi õhk, kui sul päriselt võiks raha olla ja sinuga oleks nagu mõtet kuidas tegeleda. Ehk siis sellised päris ägedad mõtted. Ehk siis siit, sellest minu väiksest tuurist tuli välja moraal see, et tegelikult nad ei puhka. Päriselt ei puhka. Mõned noored kutid ütlesid veel selle peale, et nad käivad veel klientidega öösel väljas ka, käivad ööklubides. Ja siis mõni ütles, et ma pean hommikul ikkagi väikse Red Bulliga võtma selleks, et uuesti lainel olla. Nüüd kandes üle selle Eesti ja meie kohaliku keskkonda, siis esiteks meil on 2 valikut, kas müüa või mitte müüa. See on esimene kõige tähtsam küsimus. Ja pahatihti võime me teha valiku, et mitte müüa. Kui meil oleks ainult üks valik, siis oleks asi oluliselt teistmoodi. Ja teisest küljest me tahame puhata. Me vajame puhkust, meil ei ole päikest. Loomulikult meil ei ole ka 50 kraadi kuumust. Restoranipidajad ütlesid, et kõik saab töötada ainult 2 vahetuses. See on inimvõimete piir. Et ei ole võimalik, et üks inimene paneb 1 vahetuse jutti. Poodides ka töötavad sugulased koos. Minul siin jumalast äge vennapojad töötavad koos, on ju. Ja siis vahepeal üks puhkab, üks magab ja niimoodi vahetavad. Et korraga 2 ei pea kogu aeg poes olema. Nii et sellised ägedad näited. Ma olen ise saanud natukene hinge tõmmata, valmistuda oma järgmisteks koolitusteks. Ma loodan teid kohata oma järgmistel koolitustel. Mida veel? Muidugi. Kas mind miski Türgi juures üllatas ka? Alati, kui ma tulen Türki, see on mu 3. kord. Alati, kui ma Türki tulen ma 0 ootusega. Ma tulen lihtsalt 0 ootusega, sellepärast, et siis äkki suudab miski või keegi mind üllatada. Pean tunnistama, et nende päevade jooksul sain ma ainult 1 üllatuse osaliseks. Käisin seal taga, polegi näha, vaat seal selles Alanya kindluses. Ja seal mu üllatus ei olnud kahjuks positiivne. Seal oli üks moslemi paar, kes tuli trepist alla ja siis mees tegi sellist nalja, et võttis sealt müüri pealt suure kiviplätaka ja tahtis siis nagu naist visata. Naine, kes tuli talle siis aeglasemalt järgi. Ja ma vaatasin seda, ma pidasin kinni, ütlesin, et kuulge, hei, et ma olen fotograaf, et teeme ägeda foto, et see on teie jaoks jumalast nali, on ju, et teeme sellise naljapildi. Mõlemad vaatasid üksteisele nagu pikalt otsa ja siis ütlesid, no foto. Siis ma ütlesin kahju, et see on olnud nende päevade ainukene üllatus ja see kahjuks ka negatiivne üllatus, aga sellest ei ole midagi. Et sellest on see natukene päikest ja saab natukene mõtteid selgeks mõelda. Ja mõtteid selgeks mõelda on vaja. Ja ma olen 2 korda käinud kindluses, nüüd see trip kokku mul hotellist on edasi-tagasi kuskil 17 kilomeetrit. Ja pagan, see kindluses ei ole mitte midagi ägedat, aga see teekond on äge. See teekond on äge ja teekond ka meil kõigil elus on äge, olete nõus? See, kui kuskile kohale jõuad, vaatad, vanad kivid, isegi kui väga palju seeni sööks, isegi siis ei kujutaks endale mingit muinasaja võitlusi seal ette, et see lihtsalt kohale jõudmine ei ole see kulminatsioon, vaid kulminatsioon on kogu see teekond. Näha kõiki need inimesi, kes sul vastu tulevad, erinevad kohad, erinevad hetked. See ongi äge. Ma soovin teile siiralt, nautige teekonda, 17 nädal stardib. Nautige oma teekonda ja planeerige oma teekonda nii ägedalt kui vähegi võimalik. Teiega kohtume 2. mail, siis arutame kõiki neid pisikesi olulisi punkte, mis teie teekonnal on tähtsad. See koolitus on ülimalt ägeda tagasiside saanud ja siiamaani on kõik väga rahul olnud. Aitäh kõiki, kes te mu kanalit vaatate, kes te mu videot vaatate, kes te tulete ja patsutate mulle konverentsidel õla peale ja ütlete, et hästi paned. Suurepärane, jätka samas vaimus, ma jätkan. Ma proovin ka müügiminutitega natuke tempot üles võtta, vahepeal olen lingi käest ära. Kuulge aga kõigile teile tervitused Alanyast ja tšao!